Tere, head Põhjatähe saate vaatajad. Algab järjekordne 3. osa. Mina olen saatejuht Eino Randalen, EKRE Noorteühenduse Sinine Äratus esimees. Ja täna mul on külalistena meie juhatuse liikmed Gemma Bernadette Kits ja Riigikogu liige Ruuben Kaalep. Tere. Täna tuleb teema paljudest päevakajalistest küsimustest, nii julgeolekust, energiakriisist, Eesti haridusest kui ka meie looduskaitsest. Aga kindlasti tasub alustada nüüd siis kõige päevakajalisema teemaga, milleks on siis muidugi meie riigi julgeolek ja eriti ärevaks muutunud geopoliitiline olukord meie naabruskonnas. Et teadaolevalt on Vene Föderatsioon koondanud suured väed Ukraina ümber, sõjaoht on reaalne, aga kuidas see siis meisse Eestisse puutub? Mis sinu, Ruuben, sinu hinnang on, et kui tõsine konflikti oht on ja kui tõsine on oht see, et see meile siia nii-öelda üle valgub? Jah, võib öelda seda, et 30 aastat ehk siis alates külma sõja lõpust ei ole olnud suurriikide vahel nii suuri just sõjalisi pingeid ja sõjalist ähvardust, et see on kindlasti üks asi, mida me peame vaatama ja Euroopa kontekstis, Euroopa pilti vaadates Ukraina on see koht, mis tõepoolest võib otsustada Euroopa saatuse nendel aastatel ja võib-olla isegi lähematel kuudel. Et loomulikult külma sõja ajal selline sõjaline ähvardus oli tavaline diplomaatia selline lüke, et lihtsalt ähvarduse kaudu prooviti siis saada endale mõjusfääri laienemist, mingeid hüvesid võrreldes teiste suurriikidega. Aga nüüd see küsimus ongi see, et meie Eesti ikkagi väiksema riigina, kuigi vaimult suurena, oleme paratamatult läbi oma ajaloo olnud ida ja lääne vahel ja tihti selliseks võitluste tallermaaks, et praegu me näeme selgelt, et ühelt poolt see tõepoolest selline brutaalne sõjaline oht, mis ähvardab meid Venemaa poolt nende mõjusfääri laiendamise või taastamisega. Kui Ukraina langeb, Valgevene juba sisuliselt on langenud, siis Baltimaad on järgmised ja me peame olema valmis, et ennast kaitsta ka lahingus, kui asjad lähevad tõesti selles suunas, aga loodame, et eelkõige esiteks loodame, et sõda ei tule ja kui tuleb, siis et Ukraina suudab ennast kaitsta ja et ka lääneriigid suudavad neid toetada. Aga siin ongi see võib-olla kõige raskem küsimus selle juures on see, et sellise väike riigina me oleme nii pikalt olnud sõltuvad kõik need viimased aastakümned ikkagi lääneriikide toetusest. Ja nüüd, kui me näeme, et see huvi lääneriikide poolt, eelkõige siis USA, aga ka Euroopa Liidu riigid, Lääne-Euroopas, Saksamaa, Prantsusmaa, et nende huvi ja mõju maailmas on järjest kahanemas. Ja see on mingis mõttes paratamatu, et selline USA enda globaalne impeerium on hääbumas, kokku varisemas, samamoodi nagu kõik sellised hegemooniale pretendeerivad impeeriumid läbi ajaloo. Ja paratamatult me oleme selle valiku ees ühel hetkel, et kui me näeme, et läänest meile sobival hetkel abi kas ei saabu või siis tahe meid aidata, huvi meie vastu on nõrk, siis me peame olema suutelised ennast ise kaitsma. Ja üksi loomulikult me oleme nõrgad, aga kõige olulisem ongi see, et me suudaksime leida liitlasi nende riikide hulgast, kes on meie saatuse kaaslased olnud. Siin ühesõnaga mõtleme siis seda Intermariumi piirkonda ehk siis teised Ida- ja Kesk-Euroopa riigid. Just Baltimaad, Visegradi riigid, Poola, Ungari, Tšehhi, Slovakkia ja Ukraina kindlasti, sest Ukraina on niivõrd võtmetähtsusega siin geograafiliselt ja üleüldse. Et kui me suudame vastu seista nii sellele ida otsesele ähvardusele kui ka palju salakavalevale lääne kultuurilisele survele,
siis me suudame jääda iseseisvaks. Et noh, ma arvan, et see on, juba see praegune kriis näitab selgelt, et Lääne-Euroopa riigid ei ole need, kelle peale me saame loota. Näiteks Saksamaa on seadnud otsesed piirangud, keelanud oma Saksamaal loodetud relvi eksportida Ukrainasse praegu. Ja miks nad seda teevad? Mis on see põhjus, miks Saksamaa poliitika on Venemaa suhtes nii sõbralik? Tegelikult otseselt seda põhjendataksegi teise maailmasõja võitjariikide pärandiga. Ja Saksamaa sellise äärmiselt alla surutud, häbistatud rahvustundega riigina tegelikult endiselt tohutult sellises pugelikus, tallalakkuelikus olukorras kõigi teise maailmasõja võitjariikide ees. Kuigi see võitjariik oli Nõukogude Liit, mitte Venemaa, aga Venemaa siiski on Nõukogude Liidu õigusjärglane. Olenemata sellest, et Ukraina rahvas võib-olla tervikuna kannatas teises maailmasõjas äärmiselt palju, üks neid rahvaid, kes kannatas kõige rohkem, sest Ukrainast käis ju sõda mitu korda üle ja Ukraina rahvas ei saavutanud oma vabadust. Ja kui nüüd Saksamaa poliitika on see, et nad ei saa sattuda konflikti Venemaaga ja selle nimel toovad ohvriks Ukraina, siis see on väga suur küsimus, et mida see teise maailmasõja võitjate pärand ikkagi tähendab, et tegelikult see on seesama asi, mis on aastakümneid hoidnud rahvuslust tagasi lääneriikides. See propaganda, see sõjavõitjate ajaloo narratiiv, mida meile pidevalt peale surutakse, et võib-olla ka kadunud Tiit Madissonile vihjates, siis täna selle saate salvestuse päeval on juhtumisi ka holokaustipäev, mida tähistatakse suurejooneliselt nii Euroopa Liidus kui igal pool. Tiit Madisson kunagi ütles, et okei, et me võime ju seda tähistada, teiste rahvaste kannatusi meenutada, aga sel juhul, kui ka Venemaal meenutatakse näiteks küüditamisi, holodomori, Venemaal ja Iisraelis peetakse meeles neid kannatusi, mis olid Balti rahvastel. Et siin ongi nüüd see, et kes seda ajalugu kirjutab ja miks? Nojah, ma pöörduks ikkagi tagasi nende akuutsete probleemide juurde, et muidugi seda kõike nagu toetab alt selline suurem ideoloogiline võitlus, mida meie rahvuslastena peame. Aga kuivõrd meie oleme ikkagi see võitlev põlvkond, meie kõik oleme vanuses 15–30, ehk siis nii-öelda selles kõige paremas eas nii-öelda võitlust pidama. Ja kindlasti ma arvan, et meid nii-öelda hirmutab see, et me muutume jällegi võitlustandriks, aga siis ka see, et milline on noorte kaitsetahe, et meil kui rahvuslasena kindlasti seda on, et see ei ole nagu küsimus. Aga mis puudutab laiemat Eesti rahvast, eriti noorsugu, et miks peaksid noored inimesed riiki üldse kaitsma, kui me ei suuda seda iseseisvalt teha, sisuliselt ei suuda seda iseseisvalt teha ja teiseks, et me oleme sõltuvuses liitlastest, kelle garantiid ei pruugi just olla kõige tugevamad. Et ma ei tea, kemma sina kui kõige noorem inimene siin, et kas sa oma eakaaslaste seas oled viimasel ajal märganud või üleüldiselt märganud seda, et noore inimese kaitsetahe on madal või kõrge või milline ta on või mis need põhjendused on tegelikult? Ma olen märganud seda, et tegelikult noored on pigem rohkem kalduvad nagu parempoolse poliitilise suuna poole. Aga kaitsetahte suhtes paljudel on tihti see mõte, et miks, et ma saan ju põgeneda, kui seda tuleb. Aga siis samas mina olen rääkinud mõne inimesega, et aga mida sa teed, kui
kui sõda tuleb, et sa ei saa lihtsalt põgeneda, et kõik sinu elu on siin, kõik sinu pere, sõbrad on siin. Ja kui ma nagu seda neile mainin, siis nad juba hakkavad mõtlema, et okei, et ma päris nii kergesti ikka ei lähe. Ma arvan, et tegelikult see kaitsetahe tänapäeva noorte meeste poiste seas on olemas, kuigi on ka väga palju seda mingisugust vasakpoolset hääbumist ja degenerantsust, siis on ka palju seda sisemist patriootlikkust. Kuigi kõik ei pruugi seda väljendada, ka poliitiliselt on see siiski nagu olemas, et paljud minuealised sõbrad, kes lähevad kaitseväkke teenima, need on ka tegelikult päris elevil selle suhtes, et nad näevad seda pigem tihti positiivselt, mitte negatiivselt. No jah, et selles mõttes lootust ikkagi on olemas. On olemas. Aga see üldiselt see kaitsetahte kui sellise vaimse riigikaitse kultiveerimine on tegelikult veel tähtsam, et mis kasu on suurest kaikast, kui sellega keegi ei vehi. No ütleme nii, et mis kasu on noortest meestest, kui neid kedagi ei juhi, et minu meelest kõige tähtsam on see, et juhid signaliseerivad seda, et juhtidel on see olemas. Aga mida mina kuulsin ühelt oma tuttavalt on see, et kuigi ta on Eesti patrioot, siis paraku nagu praeguses Eesti riigis, praeguses olukorras olevas Eesti riigis ta ei näe nagu sellist suurt kaitsmise väärtust, et kui nii-öelda riik müüakse nii allavett, et mis ma seda ikka kaitsen, et muidugi on kahju sellest. Aga nagu kui nagu Eesti riik nagu tema nagu elu pidevalt raskemaks teeb, et siis nagu see kaitsetahe nagu temal ka on pigem hääbub. Ma arvan, et see ongi nagu hea moment, kust siis liikuda tegelikult järgmisele teemale. Ma ütleks siia veel, et ma arvan, et igal noorel Eesti mehel, kes kavatseb Eestist põgeneda, on äärmiselt piinlik, kui ta näeb, et tütarlapsed peavad tema asemel võitlema. Tegelikult ma mainiks sellele, või tegelikult me võime minna järgmise teema juurde, aga seal ei ole lihtsalt see, et sa kaitsed oma riiki. Ma arvan, et kuigi juhid hetkel valitsuses on nagu on, siis see ei ole lihtsalt riigi kaitsemine, et see on ka oma rahvuse, oma sõprade, oma pere kaitsmine. Ma arvan, et see on asi, mida võiks EKRE Sinine Äratus meelde tuletada, et ei ole ainult see Kaja Kallas. No see on ka selline üldine konflikt selle, kuidas ma ütlen, materialismi ja siis võib-olla selliste nagu enesest suuremate väärtuste vahel. Aga ma tõesti liiguksin siin selle järgmise teema puhul, et nagu ma ütlesin, et riik saadetakse alla vett. Et kõige ma arvan mastaapsem teema viimasel ajal on olnud muidugi energiahinnad ja energiakriis. Teadaolevalt toimus siis hiljuti EKRE korraldatud meeleavaldus Vabaduse väljakul, kus siis nõuti energiahinna langetamist. Aga mis siis tegelikult on need viisid, et kindlasti neid on juba nendest on palju räägitud, et mis võiksid olla viisid, kuidas tegelikkuses energia hinda alla tuua, teha tootmine odavamaks ettevõtjatele, saada inimesed, et inimestele jääks natuke rohkem raha kätte endale, et kõik ei kuluks elektri ja kütte peale. Et ma arvan, et tasub siit ka meie perspektiivist korrata, et kui paljud noored inimesed on sellised, kes hakkavad vaikselt oma iseseisvat elu alustama, kolivad oma korterisse, hakkavad ise elektrit maksma, mõned hakkavad oma pere looma, et meie tegelikult ka sõltume sellest äärmiselt palju, et mis siis on nagu meie või sinu perspektiivist need viisid, et mida me saaks, mis on konkreetsed sammud, mida me teha saaks? Jah, ma arvan, tegelikult ei ole piisavalt palju räägitud sellest, kuidas seda saaks lahendada just sellise hästi lihtsa koelise pildi abil, et mida praegu, mis on need valitsuse, eelkõige siis Reformierakonna argumendid, et miks me ei saa midagi teha ja inimesed peavadki leppima sellega, et meil on 10-kordsed energiahinnad, et nad väidavad, et me oleme vabaturul
energiahindadega, kus siis erinevad ettevõtted konkureerivad omavahel, müüvad elektrit ja hinna määrab see, kes põhimõtteliselt müüb kõige kallimalt selle vajaduse piires. See ei ole tõsi, et me oleme vabal turul, sellepärast, et esiteks, kuna me oleme Nord Pooli kaudu ühel ja samal energiaturul Skandinaaviaga, Soomega, siis meil on ainult 2 kaablit hetkel Soome, mis annavad Eestisse väga vähe elektrit võrreldes sellega, mida saab tarbida Soome, näiteks Rootsi ja Norra toodetavast elektrist, mille tõttu ongi selline olukord, kus kohati on Eestis elektrihinnad 10 korda kallimad kui Soomes. Kui me oleme nendega ühel turul, siis peaks ka hinnad olema samad. See on ju lihtne majandusloogika. Ja samal ajal, mis ka tirib meie hindu üles, on see, et meie peame tootma ja müüma seda puudujääki eelkõige Leedusse, kes ei suuda ennast ära majandada, kuna nende tuumajaam pandi kinni Euroopa Liiduga liitumise tingimusena. Nüüd aastal, vist oli 2012 või 2013, kui Eesti läks energia vabaturule. Enne seda oli fikseeritud hind Eesti Energia poolt. Eesti Energia oli ainus müüja. Juba siis EKRE, kes ei olnud veel parlamendipartei, hoiatas täpselt selle eest, et ühel hetkel see toob kaasa tohutu elektrihinna kallinemise. Juba siis me pakkusime välja erinevaid viise, kuidas elektri hind viia sellele tasemele, et Eestis saaks olla sisuliselt Euroopa kõige odavam elekter. Sest et me toodame elektrit põlevkivist hinnaga 20 eurot megavatt-tund. Sinna tuleb juurde siis 60–80 eurot CO2 kvooti ja kui see hind nüüd võib ulatuda kuni 1000 euroni või isegi rohkem, siis ilmselgelt see ei ole see vaba turg, mis peaks konkurentsi kaudu viima hinnad alla ja tegema inimestele tavainimesele see, kui ta hakkab seda matemaatikat nüüd praegu tegema, nende numbritega, mida sa välja tõid, siis ütleme nii, tavaline inimene elab kodus, maksab järjest kõrgemat elektriarvet, mis võtab tema sissetulekust endiselt suurema osa, hakkab nagu peas arvutama ja mõtleb, et tõepoolest nagu midagi on nihu. Et asjad ei peaks olema nii, nagu on nii-öelda reklaamitud. Ja sisuliselt seda oleks päris lihtne muuta tegelikult, et on kolm nagu ajaperspektiivi, et mida teha kohe praegu, et inimestel oleks kergem selle ettenägematu kriisiga, mille kohta ju kõik peaministrist alates on öelnud, et me ei saanud seda kuidagi ennustada, me ei teadnud, et selline asi juhtub. Seda öeldi mitu korda ette, kogu aeg hoiatati juba septembrist saati. Just, ja EKRE hoiatas 10 aastat tagasi, eks ole. Aga peaminister jahub kogu aeg edasi oma tuuleparkidest. Aga on need asjad, mida saab teha kohe, on need asjad, mida saab teha mõne kuu lõikes ja siis need, mida saab teha pikaajaliselt, et meil tulevikus ei oleks sellist olukorda enam. Ehk siis kõigepealt loomulikult, kuna seda sisuliselt katastroofi, mis juhtus, seda ei saa lükata vaeste Eesti pereinimeste õlgadele. Mis loomulikult on vajalik, et valitsus mõistlikul viisil selle kompenseeriks praegu. Nüüd paari kuu lõikes, mida saab teha, et kohe elektri hinda alla viia. Esimese asjana tuleks ära tulla sealt energiaturult, taastada aasta 2012 olukord, kus meie riigifirma, mis kuulub Eesti rahvale, toodab meile elektrit oma hinnaga. Ja siis, kui me tahame, et see oleks veel odavamaks, siis me peaks tulema ära ka CO2 turult, mis on jällegi tohutu selline finantsskeem, mis absoluutselt ei ole mingi looduskaitseline asi, millena seda presenteeritakse. Ja siis pikas perspektiivis, kuna loomulikult põlevkivi on selline taastumatu ressurss või paarisaja miljoni aasta jooksul taastuv, siis me peaksime tõenäoliselt alustama kas tuumajaama või mingi muu sellise lahenduse ehitamist, mis päriselt meile pikkadeks tulevasteks aastakümneteks
suudab toota elektrit nii palju, kui on Eesti vajadused. Jah, et tihti öeldakse, et see jutumärkides vaba turg võimaldab ka madalamaid hindu tulevikus, aga tegelikult elektri hind ei ole tegelikult selline asi, millega nagu tasuks või peaks mängima, vaid ta on veidi nagu, kuidas ma ütlen, kullastandard. Et ta ei, nagu kullastandard, ta tegelikult ta võib-olla ei võimalda nii suurt majanduskasvu, aga ta pakub stabiilsust. Aga elektri hind on tegelikult selline asi, kus nagu stabiilsus on äärmiselt oluline, eriti näiteks ettevõtjatele ja ka tavalistele inimestele. Aga mis nüüd puudutab seda CO2 kvooti, siis eks sealt on nagu selline hea hüpe teha edasi nii-öelda rohepöördele. Et praegu, kus suur osa tegelikult Eesti meie iseseisvast energiatoodangust ikkagi põhineb põlevkivil, siis argumendina tuuakse välja, et miks seda ei tohi, on see, et me peame rohepööret eesmärki 55 kliimaneutraalsust taga ajama, mis ühest perspektiivist, kui selline idealist seda vaatab, on tegemist nii-öelda ülla eesmärgiga, et me ei saasta loodust, me ei saasta meie atmosfääri. Aga nüüd me hakkame nägema seda reaalset probleemi siin. Tumedat poolt. Nii-öelda tõepoolest tumedat poolt selle juures. Et ma arvan, et kui nüüd liikuda edasi veidi sellise rahvuskonservatiivse keskkonnapoliitika poole, et teadagi eile selle saate salvestamise ajal eile siis saavutati ikkagi suur võit, kui hääletati maha seaduseelnõu, siis EKRE ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna algatusel oldi selle poolt, et see eelnõu menetlusest maha võtta. Mis oleks siis hävitanud sisuliselt kallasrajad ja meie järvedel, jõgedel, merel võimaldanud täis ehitada kas siis 4 või 20 meetri kaugusel rannikust väga palju kohti. No ma ütleks, et kui inimesena, kes elab otse mere ääres, siis oleks üks kõige suurtematest kobarkäkkidest üldse, sellepärast, et ma eeldan, et see muutuks väga suureks kinnisvaraäriks kohe. Kõik tahaksid endale muidugi mere äärde maja. No selles mõttes, et eks see kinnisvaraäri tekitab survet looduse arvelt, looduse arvelt ruumi tekitada ja muidugi oleks nagu tahtnud selle seaduseelnõu põhilistele esitajatele küsida, et aga kes teie sõpradest siis tahab maja ehitada? No ilmselgelt see olid kinnisvarahubid selle eelnõu taga. Et ma tulen selle juurde pärast tagasi ka, et kuna see seostub ka teiste keskkonnaalaste teemadega, aga mis puudutab nüüd seda kallaste ja randade kaitset, siis meile kui ikkagi rahvuslastele, et tegu ei ole ainult loodusega iseenesest, millel on muidugi ka oma väärtus sellepärast, et meil, kellele ei meeldiks näiteks puutumatu ja võimalikult looduse lähedane loodus, et ta ei ole nagu, ta ei ole kuidagi kodustatud või ta ei ole tühi elustikust. Aga ka see, mida paljud on toonud välja argumendina, et see on ikkagi nii-öelda osa meie sellisest rahvuslikust riiklikust essentsist, et meil on ajaloopärandiga, et meil on nii-öelda mitte nüüd otseselt puutumatud rannaalad, aga sellised, mis on nii-öelda võimalikult looduslähedased, ikkagi võimalikult palju puutumatud inimtegevusest. Siin ma tahan rõhutada, et see, et meil õnnestus see eelnõu maha hääletada, selleks olid kaalukeeleks, olid EKRE hääled, EKRE 19 häält. Kui need oleks olnud teisel pool rindejoont, siis see eelnõu oleks jäänud menetlusse ja tõenäoliselt läinud läbi. Et siin oli ikkagi väga oluline just ka need debatid, mis avalikkuse ette ei jõua ja mis toimusid fraktsioonide sees kinniste uste taga. Et siin on tegelikult väga palju selliseid teemasid just nimelt, kus on tohutu suur vajadus Eestis sellise rahvuskonservatiivse looduskaitse poliitika järele.
nõudlus on hästi suur ja pakkumine on olnud seni üsna väike, aga see kasvab. Et ka EKRE sees selline roheline meelsus on igal juhul kasvamas ja tõusuteel, et siin on tegelikult väga palju erinevaid kas või elementaarseid asju, mis tuleks lahendada, aga mille jaoks on vaja kõigepealt luua selline sobiv kliima, sobiv õhustik, et need eelnõud ka saaksid edu saavutada. No, elementaarsed asjad nagu see, et lindude pesitsuse ajal metsa ei raiuta või et looduskaitsealadel ei tehta lageraiet. Mida ma tegelikult ei väsi kordamas seda, et kõige parem ajend looduskaitsele on armastus sinu iseenda kodumaa vastu. Ma ütleks, et kõige parem ajend on siis, kui sinu naaber mets raiutakse maha, kui sinu küla mets raiutakse maha, siis sa näed seda. Ja väga paljud meie Eesti kodanikud näevad seda. Ja tihtipeale see ongi nii, et siis kui see kõik kohale jõuab sulle endale, siis nagu hakkad sellest aru saama. Ja, aga mis ma arvan tegelikult siin te võite muidugi mind parandada ei vastu vajada, aga mida mina näen, et mis on tegelikult selle rahvusliku keskkonnapoliitika see sügavam olemus või essents on see, et ta ei ole selline suurejooneline äärmuseni idealistlik ja tihti juhul ka selline teostamatu ja reaalsusest eraldunud, nagu näiteks, ma ei tea, nõuavad seda, ma ei tea, kliimastreikijad või mingid kuskil tsentraalselt tehtud Euroopa Liidu või ÜRO arengukavad, vaid meil on ikkagi see lähenemine ta on inimlähendane, ta on rohujuure tasandil, ta põhineb sellele subsidiaarsuse põhimõttel, et probleemide ja lahendustega tegeletakse nagu kõige madalamal võimalikul tasandil. Jah, ma ütleks, et see olemus on see, et meie inimesed oleme osa loodusest ja see ongi see ka rahvusluse põhisisu üleüldse on see, et inimene ei ole midagi loodusest eraldatud, vaid inimühiskonnas inimeste eri rahvuste, eri rasside vahel kehtivad täpselt samamoodi loodusseadused nagu loomaliikide vahel, nagu üleüldse kogu universumi tasakaalus. Et see on tegelikult see rahvusluse selline sügavam sisu just selliste iidsete põlisrahvaste, loodusrahvaste puhul, kelle hulka kindlasti ka eestlased kuuluvad, et selline ürgne animistlik olemus on nagu äärmiselt lahutamatu sellest. Ja siin ma võib-olla tooksin välja ka, et just kui me räägime sellest, mida tähendab elada tasakaalus loodusega, ega see ei tähenda, et sa ei murra ühtegi lille või et sa ei kaeva maad üles selleks, et sinna oma peenart teha või et kas või ei tapa siga, eks ole. Et selline talupidamine, naturaalmajandus on alati on olnud palju sügavamas harmoonias loodusega kui selline tänapäeva linnastunud ühiskonna masstootmisele üles ehitatud, näiteks toiduainetööstus. Ja siin ma tooksin välja 22 ettepanekut, mis ma eile esitasin loomakaitseseaduse muutmiseks, mis suuresti lähtuvad just sellest, et millise julmuseni võib küündida just selline linnastunud tarbimisühiskonna masstootmine. Et üks peaasi, et tegelikult savi sellest loodusest, et peaasi, et meie vajadused saaksid rahuldatud. Ja, et täpselt, keda mulle alati meeldib tsiteerida, on 20. sajandi suurim mõtleja Martin Heidegger, kes samamoodi ju ütles, et selline kui inimene hakkab nägema loodust enda heaolu vahendina, siis sellega me lahutame ennast tõelisest olemusest kui sellisest. Taasami olemus. Jah, et võib-olla üks konkreetne näide sellest, mille vastu ma võitlen selle loomakaitseseaduses on üks asi on see, et on vaja palju karmimaid karistusi, vähemalt 2-kordseid karistusi erinevate rikkumiste eest, sealhulgas kui mingi juriidiline isik, mingi OÜ
teeb, on üles ehitatud sisuliselt sellele, et teha loomadele ülekohut, siis täiesti paras karistus on neile sundlõpetamine, koos muidugi suurte rahatrahvidega kõigile osalistele. Ja üks selliseid valdkondi, kus me seda selgelt näeme, näiteks loomkatsed, et minu meelest on täiesti eetiliselt elementaarne, et me keelame loomkatsed näiteks kosmeetikatoodete puhul või üleüldse sellistes valdkondades, sellistes toodetes, kus ainus eesmärk, miks seda tehakse, on rahaline kasu. Jah, või siis nagu, kuidas ma ütlen, inimese võib-olla edevuse teenimine. Absoluutselt. Jah, et selles mõttes me nagu, see on ka osa sellest, need sinu muudatusettepanekud on osa sellest rahvuslikust keskkonnapoliitikast. Ja just ma arvangi nii, et tegelikult see üldpõhimõte ka, mida ma tahan sinna seadusesse sisse viia, et isegi nagu võiks ju imestada, et miks seal sellist elementaarset asja kirjas ei ole, et loomapidaja peab loomi kohtlema elavale olendile kohase austus ja lugupidamise. Mis seal seaduses hetkel täpselt on või täpsemalt? Seal on igasugused erandid, näiteks just loomkatsete puhul, siis seal on konkreetsed reeglid, et kuidas läbi viia rituaalset tapmist, mis on siis koššer või halal, eks ole, meil on Lähis-Idast või religioonide poolt imporditud sellised ka julmad kombed, et need tuleb kindlasti ära keelata. Ja üleüldse, et seal on vähe selliseid nagu üldisi häid põhimõtteid, mis peaksid juhtima, eks ole, sellist inimese suhtumist loodusesse, et sa ikkagi selleks, et kas või toit oleks päriselt söödav, see peab olema armastusega tehtud, eks ole, see on miski, mida me kõik teame. Ma tooks välja tänapäeva uue leiutise vegan toidu. Vegan, igasugused vegan lihad, sojatooted, siuksed asjad, et see ei päranda tegelikult mitte mingis mõttes loomade olu, sellepärast, et mõeldakse, et okei, ma võtan selle liha asemel hoopis vegan liha. Et siis ma seda looma ei tapa, aga tegelikult see massi tootmine, mis läheb ka nende igasuguste sojade ja nende vegan komponentide juurde, see on ka tohutu selle jaoks, võttes kas või näiteks ka mitte toidu, et igasugused mingid bambusest asjad ja mingi massi tootmine, et see on ka jällegi väga-väga-väga suur tootmine, mis laastab loodust. Ja muidugi sojatooteid tarbides muutud sa sojavojaks. Noh, sojatooteid tarbides tõesti östrogeen. Aga ma tahaks tegelikult siin keskkonnaalastel küsimustel veel arutada Tartut tegelikult kui spetsiifikat. Et hästi palju on muidugi olnud räägitud Ihaste metsast, millel on jällegi kinnisvaraarendajate surve, et see nii-öelda kohalikele inimestele tähtis selline metsaala, kus on siis mõnus aega veeta, et see nagu kaob ära. Ja kui ma tsiteeriksin siin oma armast vanaema, kellele sellest asjast rääkides, kui ma rääkisin temale plaanidest Ihaste metsale ja ka sanatooriumipargile Tartus, tema ütles kaks sõna, ei tohi. Ja minu arust see ütleb kõik, mida tegelikult on vaja öelda selles küsimuses. Et paar päeva tagasi oli vist eile, oli ka kogunemine siis Tartus sanatooriumipargis, kus siis asub näiteks Aino ja Oskar Kallase maja, mis kurvastusega tuleb tõdeda, et ei ole just kõige paremas seisukorras. Aga õnneks on alles, jah. Et mis oleks selle maja ja siis selle ümbritseva suure endise mõisapargi tegelikult, mis on tänaseks muutunud natuke rohkem metsasemaks, aga ikkagi see on see mõisapargi osa alles. Et mis on tegelik potentsiaal sellele kõigele, et mina näiteks lugesin väga huvitavad ideed selle kohta, et sellest saaks näiteks ühine Soome-Eesti kultuurimaja, mis juba eos tugevdaks sidemeid meie, ütlen siin kõige lähema vennasrahvaga tegelikult. Siin on üldse see, et kui palju me tegelikult
kui palju Eesti noored tänapäeval meie kultuurilugu tunnevad üldse, et ma ise pean ka tunnistama, et ma ei olnud Aino ja Oskar Kallasest väga palju lugenud enne just selle pargi teemadesse süvenemist, aga et see on kindlasti just ühed sellised kultuuritegelased ja ajalootegelased, kes peaksid olema igal juhul palju rohkem väärtustatud. Ja see park iseenesest, sanatooriumi või rajapark, nagu seda ka kutsutakse, et seal on ka praegu isegi, kuigi ta on suuresti käest ära läinud ja võssa kasvanud, et praegu on seal ka tegelikult väga hea aega veeta, et ma olen palju aastaid on mul imelisi kogemusi sealt pargist olnud. Ja siis muidugi, mis see alternatiiv on, mida pakub meile reformierakondlaste võim Tartus, on see, et kinnisvara arendajate huvides ehitatakse selliseid, kuidas ma ütlen, ilma mingisuguse vaimuta või esteetilise väärtuseta elumajasid, kuhu siis inimesed nagu sipelga pesse suruda. Ma mainiks, et kuna ise ma elan Viimsi vallas, siis seal on väga sarnane probleem hetkel, kus Viimsi vald on üks kõige kiiresti kasvavatest valdadest olnud meil üldse. Linnastub. Jah, linnastub. Ja seal on samuti väga palju ilusaid rohealasid, randu ja hästi ilus kant, aga seal on sama probleem, et just kohalike põliselanike meelehärmiks võetakse loodust maha ja tahetakse loodust maha võtta selleks, et ehitada sinna kauneid kaste. Ja ma ütleks ka, et näiteks tuues Ihaste metsa jälle näiteks, siis ma olen rääkinud kohalikega sealt, kes on ausalt öeldes juba lootuse kaotanud. Nad ütlevad, et see on kadunud, et seda lootuse kaotamist on väga kurb näha nende kohalike juures. Jah, aga eks meil võib-olla on natuke õppida näiteks nendelt Jaapani taluniked, kes seisid vastu 60. aastatel Tokyo lennuvälli ehitamisele. Aga ma liiguks siinkohal edasi meie viimase teemablokini, mis seostub ka sellega, et sa mainisid, et noored tegelikult meie rahvuskultuurist väga palju ei tea ja omakorda siis kuidas linnastumise vastu sõdida, et see tuleb siin nüüd ka järgmises plokis jutus, milleks on tegelikult haridus. Mind vist oli umbes nädal aega tagasi, meie kõik saime mõnusalt natuke naerda, sellepärast et taaskord jälle reforminoored mõistsid sind, Ruuben, hukka. Sellepärast, et sina tahad laste õpingutest tehnoloogia täielikult eemaldada. Ei, tegelikult on Reformierakonna juhitud haridusministeerium see, kes tahab lasteaedadesse viia digiõppe, mida seal ei ole kunagi varem olnud ja see on siis uus alushariduse õppekava, mis peaks hakkama kehtima septembrist peale. Esitasin sellel teemal haridusministrile arupärimise, millele ta ka käis vastamas ja teatud määral andis lootus see, et ma sain talt lubaduse, et see ikkagi vaadatakse see õppekava koos asjatundjatega üle. Aga see, mis seal praegusel kujul kirjas on, just eriti võrreldes senise õppekavaga, see on päris hirmus, sest et üks asi on see digiõppe ja mille arvelt see tuleb. See tuleb peamiselt siis Eesti kultuuri ja loodushariduse arvelt, et sealt kaovad ära sellised asjad nagu see, et laps peab oma meelte ja tunnete aistingutega õppima maailma tundma või et peab näiteks Eesti rahvuslikke tähtpäevi tundma, sellised laused lihtsalt kaovad sealt ära. Ja kui ma küsisin haridusministrilt neid asju, siis nagu hämmastas selline ülimalt naiivne suhtumine, et see digiõppe võimalused kõik, et ega ju meil tegelikult lasteaiaõpetajad on kõik vastutustundlikud, et nad saavad aru, et ega nad seda siis liiga palju ei hakka tegema seal lapsi ekraanide ees hoidma ja et see on tegelikult kas või ju pool tundi tegelikult, kui lasteaia lapsi hoida ekraanide ees on minu meelest täiesti kohatu, et eriti kui sa kujutad ette, et on lapsevanemad, kes on teadlikud, kes soovivad oma lapsi üles kasvatada
looduses, loomulikus keskkonnas ei taha, et nende lasteaiaealised lapsed istuksid nutitelefonis või mängiksid arvutimänge ja siis nad viiakse lasteaeda, kus neile antakse kätte kõik need asjad. Jah, et siis nagu kerkib see küsimus, et millisel tasemel digioskuseid saad sa õpetada laste ja lapsele, mida sa... Seal on konkreetselt välja toodud ka, et peaksid näiteks oskama Paintis mingeid pilte joonistada ja umbes sellised aga miks ei saa seda näiteks kooli peale jätta, see on arusaamatu, et selle asemel sellised... Gümnaasium on see koht, kus nagu arvutioskusi õpetada. Eluliselt olulised asjad just nagu, ma ei tea, loodus ja rahvus jäävad nagu, need tõugatakse välja ja noh, eks see on nagu fenomen sellest, et sellest digi ja Eesti e-riigist on saanud selline peaaegu tootemlik püha lehm, mida kummardatakse. Ma mainiksin juurde ka, et mina olen kuulnud minule mainis tuttav, et temale küll meeldiks väga, et oleks väga efektiivne haridussüsteem, kui meie lapsi õpetaksid mitte õpetajad, vaid oleks tulevikus niisugune süsteem, et laps läheb kodus tundi arvuti ette, robot õpetab talle kätte ja kui efektiivne. Aga see paneb väga tõsiselt mõtlema selle peale, et kui juba praegu meil mingid 3-4-aastased lapsed on nutitelefonide külge liimitud, siis tegelikult mõtleme selle peale, et milline saab olema nende laste tulevik, millised nad saavad olema. Kallid sõbrad, see on ju täielik võõrandumine. See on täiesti õõvastav, see on ju seal Reformi noorte Facebooki seinal ka selle digiõppe pooldajad kirjutasid selliseid asju, et see ongi ju väga hea, sest see aitab meil leida lahenduse sellele, et õpetajaid on liiga vähe. See on kohutav, millisest tulevikus lapsed hakkavad üles kasvama niimoodi. Ütleme niimoodi, et ainus võimalus on koduõppe sel juhul. Ütleme niimoodi, et kui need lapsed kasvavad üles sellises tehnoloogilises automatiseeritud keskkonnas, kui neil on robotid, kes neid kasvatavad, kui juba praegu on, ütleme, kõik on digimigi, siis ütleme, nagu tulevikus need inimesed ise saavad olema samasugused, sellepärast, et neid ei õpeta, neid ei kasvata elav, tundev inimene, vaid neid kasvatab masin. Ja nad ise saavad olema täpselt samasugused masinad, kes modernses maailmas järgivad igat reeglit, teevad kõike, lähevad kooli, ostavad siis omale pärast korteri, kus nad maksavad üüratuid elektriarveid, raha millegiks päriseks ei jää, loodusesse ei saa minna, sellepärast, et loodust ei ole, et kas see on meie tulevik? No, siis segan korra vahele, aga siis ongi see, et kõik need nagu enesest ja elust suuremad asjad jäävad nagu täiesti võõraks. Aga väidetakse ju seda ka, et kui et see on see viis, kuidas kasvatada tulevasi IT-eksperte ja neid, kes oskavad hästi matemaatiliselt mõelda ja nii edasi, et kui me anname lasteaiast peale neile kätte arvutid, eks ole, see on täiesti vale, sellepärast et selleks, et sul oleks aju hästi arenenud, et sa oskaksid just nimelt mõelda loominguliselt, avada uusi teid asjade mõistmiseks ja nii edasi, selleks sa pead kasvama üles loomulikus keskkonnas. Ja siis, kui sa oled sellises tasakaalus, kui sul aju on arenenud, kõik sinu loovus on alles, sa ei ole rikutud ega mingisse nutisõltuvusse surutud maast madalast peale. Siis sul on piisavalt seda annet, et tulevikus olla suurepärane veebiarendaja. Jah, ja siis on ka muidugi see, et kui me õpetame meie lastest ainult matemaatiliselt mõtlevaid digieksperte, siis me suudame ainult toota mingeid nišitooteid ja programme ja siis me ei saa ega nagu vaimult suureks, nagu Jakob Hurt on meile meelele pannud, et me peame seda tegema. Aga veel viimase küsimusena tegelikult arutaksin seda, et me rääkisime sellest õpetajate vähesusest ja ka loodusest ja looduslähedusest, et see põhimõtteliselt riigi plaan pakkuda omavalitsustele rahalisi summasid selle eest, et nad oma gümnaasiumid kinni paneksid. Jah, teine väga kohutav asi, mis on siin hiljuti haridusministeeriumi poolt tulnud, et see on absurdne, kuidas makstakse nendele valdadele raha, kes panevad oma koolid kinni. Raha peaks andma neile, kes kõige kiuste ikkagi üritavad neid käigus hoida. Mis loogika seal taga on? Nagu, mis? See on seesama, see on nii absurdne, kuidas siis, kui oli haldusreform
ja väikesed vallad kõik liideti suurteks, millega järjekordselt võim võõrandus rahvast ja nii edasi, aga üks argumente, miks seda toodi, oli see, et siis on nendel valdadel kõigil piisavalt ressursse, et igas vallas oleks kool, oleks apteek ja nii edasi, et nad suudaksid käigus hoida neid asju. Ja nüüd me näeme seda tegelikku tulemust jällegi, et nad hakkavad järjest panema gümnaasiume kinni, eks ole, järgmiseks tulevad põhikoolid ja nii edasi, et see ongi see, mida selline meie see valitsev poliitiline klass on aastakümneid sisimas tahtnud, et kõik kolivad Tallinnasse, terve elu on Tallinnas. Ja siis muidugi see on see tõesti nagu, siis tahetakse rääkida sellest, et me võitleme ääremaastumise vastu. Ei no ütleme niimoodi, et kui kõik kolivadki Tallinnasse ja ei ole enam oma valitsustes midagi teha, siis ei olegi kedagi näha, kuidas loodus hukka läheb. Ei olegi mingeid külametsi ega Tallinnasse ka ja sealt edasi kuskile Brüsselisse ja Dubaisse. Tallinn, siis on meil 2 omavalitsust, Tallinn ja mitte Tallinn. Jah, täpselt. Et nende asjade vastu tuleb võidelda ja nende vastu me ka võitleme Riigikogus. Ja kindlasti soovime kutsuda iga ühte Eesti patriooti, Eesti rahvuslast vabariigi aastapäeval peetavale Tõrviku rongkäigule. Kohtumiseni seal. Aga tõesti, ma tänan teid mõlemaid, et te siia täna saatesse tulite ja ma loodan, et vaatajad said ka palju mõtteainest, mida siis edasi ka oma tuttavate ja sõpradega arutada. Mina tänan teid omalt poolt vaatamast ja kohtume juba järgmises saates.